6. päevakorrapunktiks on eelarve ja majanduskomisjoni ning haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine ja ettekandjaks olen mina ise. Räägin eelarve ja majanduskomisjoni seisukohalt siis lahti. Põhjus, miks ma soovin eelarve ja majanduskomisjoni juhi üles öelda, on isiklikud ja puudus. Ja ma arvan, et see on kõik komisjoni koosolek, komisjoni koosseis ei muutu, komisjoni koosseis jääb samaks. Ja minu poolt ongi kõik. Ja Haare Andersoni kahjuks ei ole täna volikogus. Et selline asi, ma ei tea, kui keegi tahab käest midagi küsida, siis võin vastata. Sa ise jääd komisjoni või? Ja ise, komisjoni koosseis ei muutu, komisjoni koosseis on täpselt samaks. Haare Anderson lihtsalt võtaks komisjoni juhtimise. Näiteks on minu ettepanek. Ja teine on siis haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine, mis on nimetatud eelnõu juures. Ja kuna Haare Anderson võtaks enda juhtimise alla siis eelarve majanduskomisjoni, siis loogiliselt peaks on ta taandanud ennast haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe koha tänase hetkeseisuga. Et siis selline päevakorrapunkt. Nii, mis meist saab? palun ja Elva linnavolikogu eelarve ja majanduskomisjoni nimetatud päevakorrapunkt siis soovime siis korraks. Ja selleks, et uut komisjoni esimeeste valimisi läbi viia, mis tähelepanu nimetatud valimised on salajased ja selleks tuleb moodustada siis häälte lugemiskomisjon ja teen ettepaneku häälte lugemiskomisjoni osas, isikute osas siis Save Litso, Marika Saar ja Margit Tiim. Et kas on mingeid teisi ettepanekuid komisjoni koosseisu osas? Sulgeme nimekirja. On ettepanekuid ja? Nagu ei ole kandidaati. Ega siis ei pea nii olema, et ainult üks kandidaat on rohkem ka. Öeldi 3 nime. 3. Ei, praegu on valimiskomisjon. Valimiskomisjon ei jaotu. Mina halusin sulgeda nimekiri. Praegu valimiskomisjon. Häälte lugemiskomisjon. Häälte lugemiskomisjon. Et sain aru, et muid ettepanekuid ei ole. Et jõles paneme nimetatud häälte lugemiskomisjoni hääletusele, kes on selle komisjoni poolt, on käega märku. Kõik on poolt, see on komisjon. Ei olnud, ma olen erapooletus, ma olen eelmise komisjoni esimehe. Ma olen erapooletus. Siis jääb 15 poolt häält, üks erapooletus. Nii, kõik on hääletuskomisjon kinnitatud ja hääletusruumiks siis meil on üleval neid kinniseid putkasid, et siis kes tahab minna nii-öelda hääletama, siis selleks on olemas volikogu esimene ruum, saab sinna minna kaardi ette tõmmata, üks kinni panna ja vajadusel siis risti panna õigesse kasti. Aga nii, kandidaadid, palun. Ma teen ise ettepaneku eelarve ja majanduskomisjoni esimehe kandidaadiks Haare Andersoni ja haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kandidaadiks on minu ettepanek professor Jüri Allik, kes ma arvan sobib ideaalselt seda komisjoni juhtima. Kas nõusolekud on olemas? Nõusolekud on olemas. Aitäh. Kas on muid ettepanekuid? Toomas Järve, palun. Mul on 2 ettepanekut. Teen ettepaneku nimetada eelarve majanduskomisjoni esimees Heiki Hansen ja haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Leelo Suit.
nii nagu Keskerakonnas, et ikka kandidaate rohkem oleks. Ma loodan, et Reformierakonnas on samuti tulevikus vähem. On neil vahet või? Jaa. nii, kas on veel ettepanekuid? Ma kirjutan nimed üles, kõik teadis. Nii, tundub, et on 2 komisjoni, 4 väga tugevat pretendanti, 4 kandidaati. Et Salle, nüüd on vist sinu soov. Ma ei soovisi, et te siit vaheaega praegu võtate, et me teeks nii, et meil on kõik siin olemas, me laseme kohe hääletussedelid välja ja jaotaksime allkirja vastu kõikidele volikogu liikmetele kätte. Te saate 2 sedelit ühesõnaga ja seal siis on mõlemal on siis 2 kandidaati ja selle siis kandidaadi taha, mille te siis soovite valida, siis sinna teete risti. Ja sealt tulevad siis nii-öelda poolt ja vastu hääled. Nii et me jagame kohe need välja teile ja siis võite juba. Ja siis me fikseerime ära selle kasti siin koha peal, kuhu te siis tulete siis oma hääletussedeliga ja siin on see kast. Aga nüüd jah, et te võite natuke proovida, me valistame ette ja siis kohe jagame. Ei. Oleks võin ära konstrueerida ja kast on tühi. Siin ei olnud selle avas. No, seda on avas, siin ei ole. Siis ta edasi liitleb üldse. Aga praegu siin ei olnud. Nii, näitan ette, et kast on, kuhu te hakkate hääletussedelit panema, on fikseeritud siin samas jääb siia kaveri peale. Volikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, külalised, palun istuda oma välja valitud kohtadele. Salle Liiso soovib sõna. Nii, meil oli siis 3-liikmeline häältelutamiskomisjon ja protokolliga 1-45 jagasime ära kõigepealt oma need tööülesanded. Mina olen siis esimees, siis liige on Marika Saar ja Martin Keel, siis sekretär ja mõlemal siis komisjonil siis olid nii-öelda sama see tööjaotus. Ja nüüd siis ma kirjutan kohe siia. Selline lugu, et siis võtsime siis kenasti, nagu te nägite, et hääletussedelid kastist välja ja lugesime siis üle ja kõigepealt siis võtame siis eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe valimiseks. Siis anti välja siis 16 hääletussedelit, valimiskasti avamisel oli 16 hääletussedelit, kehtivaks tuli 16 hääletussedelit.
ja tulemused on siis nii, et Arja Anderson sai siis 9 poolthäält ja Eiki Jansen 7 poolthäält. Et selline on siis eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe valimise tulemused. Ja siis haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine siis oli järgmisel, et väljastasime 16 hääletussedelit, valimiskastis oli 16, kehtivaks tunnistati 16 hääletussedelit ja hääled jagunesid järgnevalt, siis Jüri Allik siis sai 9 poolthäält ja Leelo Suits 7 poolthäält. Ja seega siis osutus siis valituks eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks siis Arja Anderson ja siis haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks siis Jüri Allik. Nii on siis meie tulemused ja teie ühesõnaga otsus. Aitäh Salle Ütsole ja jõudu uutele komisjoni esimeestele. Et me Sallega eelnevalt vaatasime, et linna põhimäärused oli vist jah, et mille järgi tuleks see protokoll ka volikogul kinnitada, et uue seaduse järgi justkui seda ei peaks tegema, aga linna põhimäärus näeb järgi ette, et justkui nagu peaks tegema. Leidsin Sallega, et me ikkagi paneme selle kinnitamise hääletamisele, et oleks korrektne, et ühesõnaga, kes on selle protokolli kinnitamise poolt, palun anna käega märku. Kõik on poolt. Aitäh.